Google Jamboard on veebitahvel. Siia saab joonistada, kirjutada ja lisada pilte. Seda tahvlit on mugav kasutada ka Google Meeti videotundides ja seda saab jagada samamoodi nagu teisi Google Drive'i faile. Nüüd vaatamegi, kuidas see käib. Kui teil on käimas Google Meeti videotund, leiab Jamboardi tahvli 3 täpilt. Tahvel, ava Jam. Saame alustada uut tahvlit või avada varem loodud tahvli Google Drive'ist. Alustame uut. Teistele koosolekul osalejatele saadetakse tahvli link. Nüüd kuvatakse tahvli failile juurdepääsu lubamise aken. Siin näeme koosolekul osalejate e-posti aadresse ja saame nendega tahvlit jagada nii, et nad saavad seda muuta või ainult vaadata. Tahvlit saab jagada ka nii, kui lülitada lingiga jagamine sisse oma kooli domeenis. Lingi saajad saavad tahvlit muuta. Aga hetkel jätame seaded nii nagu on ja vajutame saada. Tahvel avaneb veebilehitseja uues aknas. Tahvli link tuleb kõigile videotunnis osalejatele vestlusesse. Teen Jamboardi akna suureks ja esmalt muudan ära faili nime, siis on seda hiljem lihtsam üles leida. Okei. Siin on tööriistad. Lisame kleepmärkme. Trükime teksti. Sellel on võimalik muuta ka taustavärvi. Salvesta. Lisame kujutise ehk pildi. Pilti saab lisada kas siia lohistades või arvutist üles laadides. Lisaks veel Google pildiotsingus Drive'ist ja fotodest. Valin pildiotsingu ja otsin kuldnoka pilti. Ja sisestan pildi. Lisame teksti välja, trükime teksti. Ja teeme sellest koopia. Teksti muutmiseks kas 2 või 3 klõpsu tekstil või muuda. Ja katsetame kirjutusvahendit ka. Siin on pliiats, marker, esiletõstja ja pintsel. Valin markeri, värvi ja proovin midagi joonistada. Kirjutusvahendiga tehtud saab kustutada kustukummiga. Tekstikasti ja pildi kustutamiseks võtame valikunoole, klõpsame kastil ja valime käsu kustuta. Üldiselt on nii, et kui midagi valesti läheb, on mõistlik kasutada käsku võta tagasi. Ja tühjenda raamnupult saab tühjendada kogu lehe. Võtame tagasi. Ja siin on laser. Laseriga on ühistöös hea millegile tähelepanu juhtida. Praegu ma olen siin esimesel lehel. Kokku saab teha 20 raami ehk lehte. Valin järgmise tühja lehe
ja teen siia ka midagi. Nüüd on mul Jamboardis 2 lehte, esimene ja teine. Kui lehti on palju, siis nende vahel liikumiseks on hea klõpsata lehekeste nuppu. Ja siin sisu nähes saan kiirelt valida vajaliku lehe. Jagamisnuppu ees 3 täpikeselt saab kõik Jamboardi lehed alla laadida PDF-failina või siis aktiivse lehe salvestada pildifailina. Ja eemalda käsult saab kogu Jamboardi faili kustutada. Hetkel näeme, et tahvli avas ka teine kasutaja. Tema saab samuti tahvlil tegutseda ja seda tööd täiendada. Kõiki loodud Jamboardi faile näeme, kui klõpsame tahvli nime ees oleval Jamboardi logol. Või trükime aadressi ribale jamboard.google.com. Saame Jamboardi avalehele, kus näeme olemasolevaid tahvleid ja saame alustada uut. Lisaks sellele on Jamboardi tahvlid leitavad Google Drive'ist. Siin näemegi viimati loodud tahvlit.